Otepää on sedavõrd viljakas kant, et seal võrsuvad enamjaolt vaid suured ideed ja lennukad ettevõtted. Nii jagubki vallavalitsusel aastast aastasse neid, keda esile tõsta ja tunnustada. Juba 30 aastat on väärikat külalislahkust ja maitserõõmu pakkunud Karupesa hotell. Majutusasutus, mis võib uhkustada sellega, et kuulus omal ajal lausa Hiltoni rahvusvahelisse hotelliketti. 1996. aastal avatud hotell on seetõttu seadnud endale kõrged standardid nii teeninduses, kvaliteedis kui ka juhtimises. Lisaks silmapaistvale teenindusele on aga Karupesa tuntud ka oma köögi ja maitsvate roogade poolest. Hinnatud peakokad pakuvad hooajaliselt vahelduvat menüüd, mis ühendab kohalikke maitseid, värskeid koostisosi ja nutikat kulinaarset loovust. Maitseelamus jagub aga Otepää kuplite vahele rohkemgi. Sellele teemale pühendame lausa mitu järgnevat minutit. Et armastus käib ikka kõhu kaudu, siis on tõeline Nõunikandi pärl sealne väike ja armas kauplus, mis lisaks piimale ja leivale on omale missiooniks võtnud ka kulinaaria ja pagari toodete valmistamise. Kes meist ei oleks Tartust tulles korragi Nõuni kollase poe juures peatunud, et kehakinnitust võtta. Nõuni pood sündis armastusest kohaliku toidu ja kogukonna vastu. Nende missioon on tuua kvaliteetsed tooted kõigile kättesaadavaks. Lisaks on nad alati valmis pakkuma nõu ja näpunäiteid, et muuta teie külastus meeldivaks. Täpselt samaväärne on aga ka Puka kogukonna pärl, vanasse telefoni keskjaama hoonesse Hubase kohviku loonud osaühing Kraine. Piirkonna inimeste südamed võitnud kohvikus pakutakse maitsevaid päevapraade ja suppe. Müügil on suures valikus pirukaid, kooke, torte ja kringleid, samuti salateid ja lihatooteid. Süüa saab koha peal, aga on ka võimalus õrgutisi kaasa osta või tellida omale koju. Kohviku saal pakub võimalust pidada maha pidu kuni 85 külalisega. Toiduteema juurde tuleme peagi tagasi, vahepeal teeme aga ka pisut trenni. Aasta koostööpartner ja spordielamuste pakkuja on tänavu osaühing Loodusturism. Ettevõte korraldab igal aastal peamiselt Lõuna-Eesti looduses kuni 150 avalikku piletimatka, kus huvilised saavad osaleda nii individuaalselt kui ka grupina. Olulise osana oma tegevusest panustab ettevõte ka aktiivselt matkaradade rajamisse ja hooldamisse. Talveperioodil rajatakse ja hooldatakse Pühajärve jääl Eesti pikim enam kui 10 kilomeetri pikkune lumest lükatud jäärada koos erinevate marsruudivalikutega. Samuti rajatakse suusaradu Taagepera puhkepiirkonda. Vähem sportlik ei ole ka meie aasta uuendaja, Pühajärve paadisadam, kes on loonud unikaalse elamuse, mis ühendab veeseikluse ja looduse ilu Otepää südames. Oma teeninduse mitmekesistamise, kaasaegse varustuse ja läbimõeldud teeninduse kaudu on Pühajärve paadisadam muutnud iga järve külastuse eriliseks, pakkudes rõõmu ja elamust kogu perele. Tegemist on paljude arvates ühe parima paadilaenutusega Eestis. Peale sportimist on aga paslik teha üks mõnus saun. Siinkohal tuleb appi tänavuse aasta kuumim panustaja, osaühing Lemmikmees, kes juba enam kui 20 aastat tegutseb puitehitiste ja saunatoodete valmistamise valdkonnas. Ettevõtte sortiment ulatub torusaunadest ja kümblustünnidest kuni kämpinguteni. Nende kvaliteetne toodang jõuab klientideni nii Eestis kui ka kaugemal. Ettevõte on oluline kohalik tööandja ning kogukonna aktiivne toetaja. Nende panus Euroopa saunamaratoni suursponsorina ning peauina sauna väljapanek sümboliseeribki nii ettevõtte tegevusvaldkonda kui ka tugevat sidet Otepää traditsioonide ja kogukonnaga. Tunnete veel puidulõhna, eks ole? Jätkame samal lainel. Aasta tootmisettevõtte tiitliga pärjatud osaühing Finlaid tegutseb Sangaste lähedal Tiidu külas. Tegemist on höövlitööstusega, mis toodab ja turustab kõrge kvaliteedilist puidust ehitus- ja viimistlusmaterjali. Peamiselt keskendutaksegi põhjamaise kuuse- ja mänipuidu töötlemisele, pakkudes laia valikut kvaliteetseid tooteid. Ettevõtte toodang on hinnatud nii kodu kui ka välisturgudel ning seda eksporditakse mitmesse Euroopa ja ka Aasia riiki. Muide, Finlaid tegeleb ka tootmisest ülejääva saepuru väärindamisega, pressides sellest kõrge kütteväärtusega puitbriketti. Nende suurepärasest tööst annab aimu ka fakt, et nad valiti äsja Valgamaa 2025. aasta väikeettevõtteks.
Kui siiani oleme rääkinud vanadest ja väärikatest firmadest, siis nüüd on õige aeg tunnustada ka uusi tulijaid. Aasta starti ja tiitliga sai tänavu pärjatud Milana stuudiokohvik disainipood Otepää kesklinnas. Alles möödunud suvel uksed avanud armas ja värvikirev ettevõtmine on täis Eesti käsitööd. Esindatud on ka kohalikud tegijad. Valikus on nii ehted, riided, kosmeetika, sisustuselemendid, aksessuaarid ja ka lastetooted. Kohvikunurgas saab aga nautida kohvi ning maiustada minipannkookide või Belgia vahvlitega. Edu teile ja pikka lendu! Pikkusest rääkides on õige hetk meenutada ka 2025. aasta kevadel alguse saanud pikalaua piknikut, mille kutsus esile mittetulundusühing Sillake. See silmapaistev algatus kujunes kogukonna peoks, tuues head sõbrad Otepää keskväljakule. Ühise laua taga sai nautida head toitu, seltskonda ja Otepääle omast külalislahkust. Oma kodukandis armastatakse aga väga ka tänavuse aasta maitseelamuste loojat. Osaühing Krissu Kokkab on tragi naise Kristiina aastate pikkune pingutus. Sihva külas koduköögis valmivad ehedate maitsetega käsitöötooted, sealhulgas küpsetised, leivad, maiustused ja muud maitseelamused, mis on võitnud inimeste südamed nii laatadel, turgudel kui ka erinevatel sündmustel ning on tunnustatud ka Uma Meki kaubamärgiga. Ettevõte on tuntud oma personaalse lähenemise, kvaliteetsete toorainete ja loominguliste lahenduste poolest, pakkudes tellimusel peolaudu, kingitusi ja sündmuste toitlustust. Lisaks on Kristiina ka Otepää Oti ehk siis otse tootjalt tarbijale kogukonna algatuse eestvedaja. Kui kõik päevatoimetused on tehtud ja eluolu nähtud, jõuab kätte aeg istuda koos heade sõpradega ja juua klaasike veini. Otepää valla joogikultuuri tipptunnustuse pälvinud Murimäe vein on Lõuna-Eesti käsitöö veinikelder, mis asub Otepää maaliliste järvede ja küngaste vahel ning viib veiniarmastajad avastusretkele põhjamaise viinamarja kasvatuse ja kohaliku tooraine tulemusena valminud elegantsete veinide maailma. Murimäe vein tõi koju parimad Eesti joogid 2025 konkursilt muljet avaldava medalisaju. Mitmed kuldmedalid vahuveinide, punase veini ning käsitöö džinni kategoorias ning auhind parima dessertveini eest. Hoiame siis ikka kokku ja patsutame õlale, kui näeme, et kogukonna liikmetel läheb hästi.